tänases osas. Jälle korralik porkarais kilone püsti. Vahi jõgere. Tõmmatakse sealt võib-olla. Julm väsitab nikkene. Näed, vaata mägedesse. Kuule, siin on midagi sees isegi. Endiselt oli alles esimene püügipäev. Lisajõel tuli harjust iga 3. viskega ja kõik lasime tagasi ujuma. Eesmärgiks oli ikka punast kala süüa. Tõmbas mända käest lahti esimesel asupere. Ta võttis uuesti. Forell. Eelmisest aastast tuttavas kohas sai Hannes ilusa forelli landi otsa. Veidike mässamist ja kala oligi kaldas. Jälle korralik porkarais kilone püsti. Veidi maad edasi oli jälle Hannesel üks punane kala landi otsas. Seekord pääses. Suurel jõel tuli ka vahelduseks harjust. Läks ära, Merikas oli. Kaldas läks ära Hannesel, Merikas. Seal jões. Aga kus kohas? Edasi olid. Sellest jah. Vahi jõgere. Tõmmatakse sealt võib-olla. Saaks haige puljongi nendest lõhe asjadest praegune. Puljonksi saab luristada või? Võt see on tase. See küll mulle meeldib. Praegalaks, aga puljonks no. No ma pole täna nii suurt näinud. Ma nii suurt harjust täna vist pole näinud. Ei ole ka, hari on väike ja kõik. Imelik, et kõik harjused olid enam-vähem samas mõõdus. Ei tea, kust need mitmekilosed siis ennast peidavad. Loomulikult tooga ära, Ma räägin, kas võtame soomused kohe maha või lähevad
Ei, soomused maha ei võta forellidel ja lõhel. Või sellel. Neil soomused ei võeta. Kus hästi võtavad kinni. Kõik on nii ühte muud. Nii väiksed. Julmna reis on nii korda läinud juba. Punane. Jaa. Tagasi laagrisse liikudes tegid Ragnar ja Andre veel mõned visked selles heas kohas, kust nad juba mitu lõhet said. Tuleb lõhvalt praegu. Ja Ragnaril oligi jälle midagi landi otsas. Aga küll ta avastab, noh. Punane lõhe. Tuleb ülesvoolu. Julm väsitamine ikkana. Ultralight ridvagana. Ja tuleb isane jälle. Jälle kotikala. Ma ei tea. Pole päris kindel, aga noh. Jube lihtsalt hakkas oma harjus. Harjus, jah. Lihtsam oli kalad kohe jõe ääres ära puhastada, kui hakata seda laagrist tegema. See on ka täitsa punane. Tagasi laagrisse liikusid Ragnar ja Andre üle mäe ning oh imet, eemal mäeharjal, keda nad näevad? Hando, Annes ja Raivo. Otsige lagedam... näen, vaat, Andre, stopp! Näed või? Vaata mägedesse. Näed või? Otse vaata. Näeme. Väga hea. Davai, tule vaata, näe siit. Seisa seal.
vaata puu vahelt läbi, vaata. ja. Väga hea, me kohe ka tuleme. Nüüd ma räägin teile ühest Volsanka ultralight ridvast. Tal on pikkust 1,8 meetrit ja testiga 0,21 gramm. Ideaalne püüda pisikeste pöörlevate lantidega. Sellised number 1, number 2 pöörlevad. Meps, Blue Fox, Vibrax. Väga head landid. Ise püüdsin selle ridvaga Westinite lantidega. Westini pöörlevad. Natukene raskemad pöörlevad olid kui näiteks Mepsid või midagi sellist. Aga ütlen niimoodi, et jällegist väga täpne ritv. Väga mõnus on süksega kala väsitada. Et kui on kitsas jõgi, palju riisu, ronimist on palju, ragistamist on palju, siis ta on oma pikkuse poolest on ta väga hea ritv. Et jällegist, mis on suur pluss matkajatele, on see, et see ritv käib jälle pisikesteks juppideks. Ridvatranspordi jupi pikkused on sellised, ta on siin 30-40 centimeetrit selle jupi pikkus on. Et ta koosneb 5 jupist. See, kes karrab seda, et ritv koosneb mitmest osast, mitmest jupist, et ma ütlen, et ärge karke seda, et ta ei ole õrn ritv, et ta on ikkagi selle jaoks tehtud, et ta tugev oleks ja korralikult kasutada saaks. Et jah, ei maksa just seda kala jõuga välja tirida, et tuleb ikka asja mõistusega teha, et mismoodi seda kala veest välja võtad, et üle pea ma ei soovita tõsta, et nii mõnigi ritv annab seukse tegevusega järgi. Aga otseselt nüüd, kui ma nüüd ütlen, et mida minna poodi ostma, ega tulebki mõelda tegelikult sellele, mida inimene teha tahab, et mida ta püüab sellega, kui tihti ta käib püüdmas. Et isiklikult olen ma nende ritvadega väga rahul, mis mul siin kõrval on. Ja kui kellelgi tekib küsimusi nende ritvade kohta, et siis võib vabalt kirjutada meie saidile ja ma räägin nendest edasi või annan vihje, kus neid saada. Kuule, siin on midagi sees isegi. Aga see on väike, vaata ja vähe. Ja hästi polegi põhimõtteliselt midagi. No mõnel ei tule igast. Aga kalavärv. Punane. Vist. See on tähtis. No nii palju on. No mõnel on alge, vaata ja mõnel ei tule. Jah. No see liha tundub enam-vähem värvi olevat. Punane on liha. Ma olen teinud selle vees ära ja esimene püügipäev on meil vormistatud ja võib tulemustega väga rahule jääda. Mina ja Andre käisime mööda Suurt jõge. Ando, Raivo ja Hannes käisid mööda väiksemat jõge. Ja tulemustest nii palju. Siin on jõeforell, meriforell, jõeforell. Need on saanud Hannes ja Ando. Ja meie Andrega käisime mööda Suurt jõge ja meil läks väga hästi. Meil on üks jõeforell, 850 grammi ja 4 lõhet. Kaalus 1,5 kilo, kuni 1,5 kilo. Üks on kilone, teised on suuremad. Ja me nüüd siin puhastame neid kalu. Ja õhtul hakkame siis süüa tegema, soolame ja teeme suppi ja paneme panni peale ja jõudsime nüüd laagrisse. Püügipäeva pikkus oli kuskil 7 tundi jalutamist ja püüdmist ja väga mõnus oli. Eile õhtul meil ei olnud sääski, täna on nad välja ilmunud.
aga õnneks meil on sääsepeleti kaasas, et proovime selle siis ära, kui head on ja kas ta üldse toimib. Nii nagu nad kõik, kui räägivad. Aga lõhe on ilusa punase lihaga. Ilus punane sükene. Pärast fileerime ja vaatame, mis elukad nad on. Kurat, see on midagi, ta midagi peidab. Vaat, poisid, kui kala püüda. Teil ka tuli või? Kuidas? Marja. Hei. Ando tuleb teil kõik ise ära. Kohe vaatame, mis sisikonnas sul kalal on. Või. Pritsib raudselt. Hiir! Joppen, puhken. Jaa, näe karvad. Äkki on see lemmiks? Lõhk! Täitsa ulmena. Korralikult kiskjad rask. Väga kõva nali oli, et selles suhtes, et see koht, kus te eelmine aasta lõpetasite, Andrega olime seal ja me loopisime ja just enne arutasime, et me olime 2 lõhet lahti lasknud. Ja Andrega naerisime selle peale, et täitsa pael, et kui need viimaseks kalaks jäävad, et enne seda olime ühe jõe forelli välja võtnud, sükene 850 grammi ta kaalus. Ja naerisime, et äkki jääb see viimaseks kalaks, et siis jääme nälga, et aga juhtus nii, et Andre viskas ja hakkas kerima ja hull mats käis ära ja see küünar oli päris kihvt, mis see lõhe tegi. Ja vaatas nii, et ohoh, et kus see tuli nüüd. Andre ütles, et ma ei mäletagi, kas ta kuskil kivi juurest või kuskilt tuli. Ja uhasin ise sinna samma ja mul ka 2 kala korraga, 2 lõhet, et päris naljakas seiklus oli. Aga jah, ei, selles suhtes, et me kalast ilma jäänud ja 1. august me võtsime 4 tükki välja, et üks oli päris ilus, peaaegu 1,6 kilo oli ta suur. Läks 2 tükki läks tal ära, selle mepsiga, millel on vaata see varune saba, väiksed konksud on ja 2 tükki järjest läks ära, Andre küsis, kas see on minu viga või landi viga? Nii väike konks. Ma mõtlesin, et ilmselgelt landi viga. Ei, ma vaatan siis ära, noh. Mul läks ka mingi esimesed 2 tükki järjest läheb ära, noh. 3 tükki läksid minema. Ma mõtlesin ka, et ma olen number 3-ga püüdsin, et kurat, et väiksema äkki panema, siis number 2 või midagi. Ja siis hakkas külge ka jääma. Ei, see oli, mõtlesin ilmselgelt landi viga, noh. Esimesena ikka augu peale läksid, tõmbasid 3 esimese viskega välja sealt. Hannes hakkas vahepeal kurtma. Aga vahepeal oli muidugi tema ees, ma ei tea, tundus. Siis ma hakkasin. Ma oleks ka peaaegu hakanud. Just Ragnar pikalt kogu aeg läks ees ja siis mõtlesin hakkan ütlema juba, aga siis just võttis rahulikult, jumal heaks. Siis väisis ära. Ja ma ei tea, siis on jumal normaalne, täpselt nagu peab. Meil läks ka, siis läks korra. Nii, ja nüüd õpime lõhet fileerima. Võtad noa, lõikad siit sisse niimoodi. Siia pea taha. Kui tunned, kus on selgroog, keerad noa teraga kala saba suunas. Ja libistad nuga mööda selgroogu. Et mitte liiga suure nurga all, et sükene paras nurk, et nuga libiseks mööda selgroogu. Üks pool. Ilus oranž liha. Jõhkralt oranž. Nii. Siis keerad teise poole. Ja sama liigutus. Lõikad siit siia pea taha selgroo juurde vastu. Keerad noa.
ja siin ongi ma ei kuidagi lõherootsud, et siis supi jaoks või midagi, et puljongi keeta või midagi, et ärge neid asju ära visake, kui te kodus teete. Selle pea, rood, kõik asjad, keedate puljongi valmis ja pannate punaskalaliha sekka. Väga maitsev jääb. Nii, nüüd võtame ribid ära. Seda ma ei taha. Siit võtame uimed ära. Seda ka ei taha. Ja ongi puhas filee. Kellel on kodus pintsente või asju, siin jooksevad. Kuskil selle pea juurest hakkavad, kuni kuskile siiamaani, enne viimast saba uime. On lõhel pindluud või kuidagi, ma ei tea, kuidas neid täpselt nimetati, oli pindluud või midagi. 28 tükki vist oli neid. Need välja nokkida pintsentidega. Siis jääb täiesti puhas filee. Sauna jaoks kogume latte. Saagi kaasa ei võtnud, aga Šveitsi nuga aitab alati. Sauna jaoks oli vaja ehitada puudest raam, kuhu peale siis presentkate tõmmata. Õnneks oli Raival kaasas Šveitsi nuga, millel oli ka terav saag olemas. Tassisime ka kivid sauna jaoks valmis, mis tuleb siis lõkkes kuumaks ajada. Üritasime küll lõket teha, aga kuna käes oli juba õhtu ning päike loojumas, siis õhk oli juba päris niiskeks tõmmanud. Siia tuleb meie saun. Kohe jõe kaldale. Ja otsustasime sauna tegemise jätta mõneks teiseks õhtuks. See on täiesti looduslik lõhe. Kasvanud kuskil Barentsi meres või kuskil. Kõhud olid meil tühjad ja esmajärjekorras tuli ikka söök valmis teha, kui saunaga jännata. Sai nii kalasuppi, fileed kui ka praekala. Õues läks päris pimedaks ja ka jahedaks. Soe pesu selga ja lõkke ääres oli hea soe. Siin on lõhemari, ei, meriforelli mari on siin. Esimese püügipäeva muljed olid vägevad ning lobisesime lõkke ääres poole ööni. Sai ja forelli mari. Lase nüüd mehel süüa. Järgmises osas. Seesama ongi. Et iga kord oleme teinud ja ega kuidas siis nüüd tegemata saab jääda. Aga teravad konksud, päris head landid on. Oh-oh.